tere, Jaanika! Kõigepealt palun tutvusta natukene ennast, kes sa oled ja mida sa meie koolis õppisid? Mina olen Jaanika, ma olen 28-aastane ja ma olen Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetanud kosmeetiku eriala aastal 2017 ja ärikorralduse spetsialisti eriala lõpetanud aastal 2020. Hästi. Milline on sinu õpirände või õpirännete kogemus? Kus riikides sa oled käinud ja millistes ettevõtetes sa praktiseerisid? Kosmeetikuna käisin Tenerifel, olin aastal 2016, olin novembrist detsembrini olin seal. Töötasin ühes ilukliinikus, kus sain praktiseerida kosmeetilisi protseduure, näiteks maniküüri, pediküüri, näohooldusi. Aastal 2018 käisin Maltal ärikorralduse spetsialisti erialalt, käisin rõivatootmise ettevõttes Portex. Hästi suur ettevõte, mille põhitootmine on Tuneesias ja väiksem tootmine on Maltal. Korporatsioon on suur ning nende esinduspoode jagub mitmesse riiki, näiteks Rootsisse, Itaaliasse ja teistesse Euroopa riikidesse. Nüüd viimatine minu praktika oli siis Fuerteventural, mis on kõige eredamalt meeles, see oli nüüd sellel suvel aastal 2021. Käisin hotellis Playa Park. Et see sektor on turismi valdkonnas, mis erineb täiesti eelmisest valdkonnast, mis oli tootmine. Mõlemad praktikad on väga põnevad olnud ja väga huvitavad, eriti sellepärast, et on erinevad tegevusvaldkonnad ja samuti erinevad nagu keelekeskkonnad. Maltal oli põhiliselt inglise keel ja Fuerteventural oli hispaaniakeelne keskkond. Aga sul on üks õpirände kogemus veel, mis küll jäi ülemaailmse pandeemia tõttu poolikuks. Kus sa siis käisid? Jah, on küll üks kogemus. Käisin Gijonis Põhja-Hispaanias. Ka ärikorralduse spetsialisti erialalt oli võimalus minna. Läksime koos klassikaaslasega sinna, kuid kahjuks pandeemia tõttu jäi see poolikuks. Saime kõigest 2 nädalat seal kohapeal ainult veeta. Aga nägime ka seda koroona tõttu olukorda, et kus järjest asju hakati kinni panema, tuli maske kanda ja lihtsalt ei saanud vabal ajal õues aega ka veeta. Kas see olukord seal oli natuke hirmutav ka, et te olite täiesti teises riigis, teises keskkonnas, kui selline ettenägematu olukord tuli esile? Kui see ühtäkki peale tuli, siis hakkas küll natukene kerge hirm tekkima, et kuidas nagu koju saada või kui me jääme siia, mis siis saab? Kas me peame nagu omast taskust siin kõike kompenseerima või kas me nüüd istume 24/7 toas kinni, sest seal läksid olukorrad niimoodi, et sa ei võinud õue ka minna, isegi mitte tunniks ajaks. Sa pidid tõestama ära, et miks sa õue lähed. Ja me elasime täpselt mere ääres, siis oli siuke tunne, et kui me õue ka ei saa, miks me siin 4 seina vahel istume. Ja selles mõttes... Aga siis te ikkagi tulite koju? Jah, me otsustasime, et me tuleme koju, et kuna see oli teadmatu olukord, me ei teadnud, kui pikaks see võib kujuleda ja kui kaua me oleks pidanud seal olema, ennem kui saame kuskile poole kas siis Eesti tulla või siis praktikat jätkata. Aitäh! Milline oli meeldejäävaim võib-olla elamus või kogemus nende praktikate ajal? Et kindlasti nad olid väga erinevad, et milline võib-olla praktika siis sulle ise endale kõige rohkem meeldis ka? Kõige rohkem on meeldinud 2 praktikat oli Maltal, et kuna ma sain nii erinevates osakondades teha tööd ja assisteerida, lisaks oli võimalik vabal ajal väljas hästi palju ringi liikuda, et soe kliima ja sai näha nagu loodust, tutvuda inimestega, kohalikud õpetasid keelt, samuti sain spordiala harrastada, Maltal siis oli selleks võrkpall, Hispaanias Fuerteventural õppisin uue spordiala, milleks oli paddle. Okei, hästi. Mis sind võib-olla kõige rohkem üllatas, kas siis nende kultuuride puhul, riigi puhul, inimeste puhul või töö puhul? Hispaanias üllatas mind kõige rohkem see, et ettevõtted, kus praktikante vastu võeti, ei räägitud väga hästi inglise keelt. Et kõik toimus põhiliselt hispaania keeles. Ka samuti Gijonis oli see situatsioon. Ma kuulsin mingit heli. Et Gijonis oli samuti
situatsioon, et meid võeti vastu, siis pidid ikkagi proovima hispaania keelega hakkama saada, et inglise keelt räägiti väga vähe. Maltal tekkis niisugune tunne, et ei oldud ette valmistatud õpilaste tulekuks, et vaadati jooksvalt, kuhu keegi tööle läheb või mis osakonnas keegi saab olla või midagi teha. aga hispaania keelt sa ise räägid, kui sa oled juba 3 korral käinud Hispaanias õpirändes või ei räägi? Räägin küll, natukene ütleme nii, et ma olen hakkama saanud keskkorras poodides, restoranides, töökohal olen hakkama saanud. Et kuna ma olen varem natukene õppinud ja ma kasutan Duolingo äppi, millega ma saan veel nagu selgemaks selle keele, siis olen saanud kõik situatsioonid lahendatud hispaania keeles. Ja kui tõesti on tekkinud keeleline barjäär, siis on Google Translate appi võetud. Nii et ka väga hea keelepraktika on olnud. Väga hea keelepraktika, absoluutselt. Kuidas tulid toime probleemidega või esines üldse mingisuguseid ületamatuid probleeme või ei esinenud? Ma ei saaks öelda, et oli probleeme või konflikte või selliseid situatsioone, et kuna meil tuleb olla julge ja suhelda inimestega, siis on kõik lahendatav ja läbi räägitav. Et samamoodi, kui on vaja kuskile minna ja sa ei oska, siis saad alati Mapsi appi võtta, saad selle abil minna ühte või teise kohta. Ja eelnevalt tasuks ikkagi uurida nagu riigi tausta, linna tausta, kus sa lähed ja kuidas või mis kuskil asub. Nii et ei olnud ületamatuid probleeme, mida sa oskaks välja tuua? Ei ole jah, selles mõttes. Aga kas õpiränne on sulle ka näiteks töömaailmas uksi avanud, on näiteks praktikakohad, kus sa olid, kas nad on sulle tööpakkumise teinud, tagasi kutsunud või Eestis näiteks töömaailmas? Eestis ma nüüd ei oskagi öelda, kuna ma ei ole nagu väga kasutanud neid praktika nii-öelda tõendatud dokumente, aga välismaal on küll olnud seda situatsiooni, et on küsitud, et mis ma Eestis teen, kas ma töötan, kas mul on töökoht olemas ja kas ma oleksin huvitatud välisriigis töötama, et kas ma oleksin valmis keelt õppima, et kuidas ma ennast tunneksin teises keskkonnas. Ja ma olen saanud samuti soovituskirju ka kaasa ja mul on alati öeldud, et kui ma nagu tahan välismaale tööle minna, siis ma võin nendega ühendust võtta, mis annab piisavalt vihjet selle kohta, et oodatakse kas mind tagasi või tullakse appi mulle nagu tööd leidma välismaale. Olgu, aga millised on su tulevikuplaanid, kas sa seod pigem ennast Eestiga või mõtled kuskile välismaale minna? Ikka tahaks selle välismaa elu ära proovida, et praegu olen nüüd küll Eestis olnud siin püsivalt, aga vaikselt liigume selles suunas, et minna välismaale ja proovida ära välismaal elamine, teine keelekeskkond ja näha, kuidas on eluolu üleüldiselt väljaspool Eestit. Et kuidas, kas ma saan hakkama või ei saa, et see on endale niisugune paras väljakutse, aga ma olen valmis seda vastu võtma. Mida sa soovitad teistele õpilastele, kes võib-olla hetkel alles mõtlevad, kas kandideerida õpirändesse ja kas sa soovitad üldse õpirändesse kandideerida? Õpirändesse kandideerida ma soovitan kindlasti, et kui on võimalus, tasub kindlasti minna. Lisaks soovitan eelnevalt teha taustuuringut riigi kohta, linna kohta, et kuhu minnakse, et oleks nagu endal lihtsam, et koha peal ei tekiks niisugust ehmatust või arusaamatust, et kus ma olen või mis ma teen või kus ma lähen. Et endal oleks lihtsam, siis tasub kindlasti keelt ka õppida. Aitäh sulle, Jaanika!